Tere ka minu poolt. Nagu ilmselt kõigile silma jäi, siis sai pandud enda ettekande pealkirjaks natukene intrigeeriv teema. Ja eks ma kohe seletan lahti, miks ma selle tegin. Kuna ma Muinsuskaitseametis paratamatult neid projekte ka läbi vaatan, inimeste igasugustele küsimustele vastan, objekti igasugustele arusaamatustele ka aeg-ajalt püüan leida lahendust, siis sellest ka see teema tõukus ja jõuame põhimõtteliselt välja ka ehitusvigadeni, aga mitte kõige laiemas mõttes, vaid võtame puhtalt ikkagi selle energiatõhususe teema, mis on meie projekti peamine eesmärk. Nii, aga ennem kui ma vastan, et miks selline intrigeeriv teema, mõtleme meie projektide peale, mille järgi ju ehitajad peavad ehitama ja järelevalved siis näpuga järge ajama ja et lihtsamal juhul omavalitsus nõuab ehituseks ju eelprojekti ja mõnikord ka Muinsuskaitseamet lepib sellega lihtsamatel objektidel. Aga ütleme laiemalt ja keerulisemad objektid ikkagi on põhiprojekt nõutud, kus vähemasti mõningal määral on detaile ja sõlmi ja nii nagu eelnevalt läbi käis, siis akende puhul koguni tööprojekt. Kui see on nii, siis on hästi, aga isegi tööprojekti sees ma näen teatud probleeme, et ütleme aknast kui sellisest elemendist tootest tehakse küll tööjoonis, aga kuidas see aken seal seinas on, vot siis tekivad probleemid. Kas on mõni teip, seal peaks olema mõni tihendussilikoon, kuidas on kinnitatud, kas ta on seina tasapinnas, aknapõsed, seal on hästi palju detaile, mida akna kui toote tööprojektis ei ole. Võiks, jah, ma olen nõus, et muidugi võiks, see on ideaalmaailm, selle poole me püüdleme. Ehk probleemiks on väike detailsus nendel projektidel väga sageli ja see tuli ka hoone kogemuse analüüsidel välja, et kõik need dokumendid nagu nimekirjana on olemas, kui tahta vundamendi sõlme, pole või 20% siis hoonetest on. Kas see on siis see piisav tase? Ja kui me jõuame siis energiatõhususeni, siis sageli pole energiatõhususele nõudeid. Esiteks seadus seda väga otsesõnu ei nõua, lubab teha erandi, seda väga aktiivselt rakendatakse seda erandit. Ja kui me mõtleme näiteks õhupidavusele või tihendamisele, siis need nõuded on pigem haruldased ja mõnikord siis selles stiilis, et lugege sellest standardist, et nagu seletuskirjas või joonisel midagi täpsemat ei ole, et see on üsna sage. Ja nagu ma siin punaselt välja olen toonud, siis energiatõhususe leevendus või erand ikkagi tegelikult ei kehti. Kui seda sõnastust lugeda, siis igal juhul seda rakendada ei saa, et ainult siis, kui see energiatõhususe meetmete rakendamine muudaks hoone välimust, et siis on selle leevenduse või erandi rakendamine lubatav. Aga seda tõlgendatakse mitmeti. Ja siin ma energiatõhususe kontekstis olen välja toonud, et näiteks soojuskao arvutused seetõttu sageli puuduvad. Ma mõtlen seda kas lihtsustatud või keerulisemat mudeli põhjal analüüsi, et kui palju mingist hoone osast, tarindist, sõlmest soojust kaotsi läheb, millega on mõtet rohkem tegeleda, kus on need võimalikud paremad säästukohad. Ja tegelikult seal sisalduvad sageli ka omanike kiiksud, tahan ühte paremini teha, teist ei taha teha, seal projekteerijal mõningal määral on sõnaõigus, aga ega lõpuni ka ei saa ja järelevalvel on üldse käed lühikesed, et kui projekt on midagi ette näinud, siis ta võib ju motiveerida, aga kui hästi see õnnestub. Tehnosüsteemid pole väga põhjalikult kaalutud, välja arvatud omaniku soovid. Jällegi omanikul on veendumus, tema tahab ahjukütet, punkt. Või ta tahab maakütet, tal on raha, ta teeb selle. Tegelikult ei kaaluta, et kas seal on
veel mõni muu alternatiiv, et kui neid energiaarvutusi ei ole, neid erinevaid võrreldavaid võimalusi pole välja toodud, pole tõenäoliselt analüüsitudki, siis nii on täpselt, ja üks asi, mida ma pole täheldanud vist üheski projektis, võib-olla teised on kuskil suuremates objektides või Tallinnas, kus võib-olla nõuded on rangemad, nende projektidega ma kohtun harva, on ehitusaegse õhulekke testi teostamine. Selle mõte on see, et natukene enne ehituse lõppu, enne kui viimistlustööd on tehtud või viimistlustööd on pooleli, võiks teha hoonele õhulekke testi. Siis tuleb kohe välja, kust on need lekkekohad, mida saab veel lappida, teipida, täiendada. Ja vot seda on nõuet või siis soovi või projekti kirjutatud tegevust mina ei ole kohanud. Aga see praktika võiks ju ikkagi areneda. Seadus otsesõnu ei nõua, et peab igale hoonele kasutusloa jaoks selle testi tegema, aga kuidagi tuleb seda õhulekke arvu tõendada, seal on baasväärtused alternatiiviks, aga see on ümmargune jutt, et loodame, et saame. Nii, mis ma siis mõtlen selle mässumeelsuse all? Selle all ma mõtlen, defineerime selle nii, et see on võitlussüsteemis, kus energiatõhus pole prioriteet. Me mõtleme siis kaitsealused, muinsuskaitsealused hooned. Et omanikud küll mõnikord tahavad, ma mõtlen, et meelsus on poolt, aga siis nad kaaluvad rahakotti, sinna ei mahu hästi. Ehitaja, alati on ju, et püüaks võimalikult säästlikult lihtsalt hakkama saada, räägitakse eelarve üle, et kas siit või sealt saab koomale tõmmata. Küll üldjoontes projekti järgi, aga materjalides on ju teatud valiku võimalus. Siis on muidugi oskuste puudumine või siis hoolsuse puudulikkus. Kas see elektrik vaatab üle, et kas peale tema kaablipaigaldust see välissein sai ka tihe või mitte, või jäi see auk sinna paika. Kas keegi üldse mõtles, et kaablikõri võiks ka seestpoolt ära tihendada, et sealt õhk põõningule ei tuhise? Kõik sellised mõtted. Ja nüüd me jõuame selle küsimuseni, et mis on siis muinsuskaitselise järelevalve ülesanne ja omaniku järelevalve ülesanne. Ma arvan, et energiatõhususe küsimused on valdavalt ikkagi omaniku järelevalve küsimus, et muinsuskaitseline järelevalve peaks vaatama seda, et väärtuslikud detailid säilivad, hoone välimus oleks nii nagu projektis ette nähtud, mõeldud võimalikult algupärane, aga nii nagu ikkagi kavandatud on. Ehk mul on tunnetus, et üldiselt muinsuskaitselise järelevalve tööülesannete hulka väga see energiatõhususe teema ei sobitu. Aga nüüd ma palun teil käed tõsta nendel, kes paralleelselt on teinud nii omaniku järelevalvet kui muinsuskaitselist järelevalvet samal objektil. Et palju neid on? Vot seda ma ootasingi, pooled peaaegu. Ja sellepärast ma sellise mässumeelsuse pealkirja paningi, et te olete kaks ühes isik, kellel on mõjutada võimalik erinevaid aspekte. Ja nüüd me jõuame nende võimalike meetmeteni, ja eks ma siis kokkuvõttes tulen tagasi veel mõne nüansi juurde. Mõtlesin, mis võiks olla need energiatõhususe võimalused kaitsealustel hoonetel. Ma arvan, et alati on akna sügavus seinas. Mis sellest sõltub? Külmasild, mis seal akna perimeetril on. Ja tulen näidete juures tagasi, loetleme siin need lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes enam-vähem. Avatäidete teipimine mõjutab õhulekkeid, tuuletõkke liitekohtade tihendamine on arusaadav, avatäidete tihendid, jällegi õhulekked, korstna läbiviik, nii tuleohutus kui ka tegelikult õhulekked, elektrikaablite kõrid ja kõiksugused muud tehnosüsteemide läbiviigud välispiiretest mõjutavad jälle soojakadu. Elektrikulu mõjutavad näiteks liikumisanduritega valgustid.
tegelikult te saate ka järelevalve ja koostöös omanikuga mõjutada seda, et kui projektis on elektriprojekti osas on lihtsalt tavaliselt lülitiga valgustid, aga äkki koridorides on mõistlik panna neile andurid külge, automaatselt kustuvad ära, mingi režiimi alusel, mingi automaatika, seda saab ju kõik edasi arendada, et see ei ole oluline projekti muudatus, mida ei võiks teha. Põhimõtteliselt alati saab ventilatsioonisüsteemi rajada või seda uuendada või täiustada, kui see on juba olemas. Ja sellega siis saavutada nii elektri kui küttekulu säästu. No, muidugi elektrikulu on nii ja naa, et kui ennem mehaanilist süsteemi üleüldse pole, siis elektrikulu tõuseb, küttekulu langeb. Seda saab kõik kaaluda. Mõnikord saab täiendavalt, ehk siis sõltuvalt milline on hoone, me ei saa ju puitmajal rääkida müüripragude täitmisest, pole müüripragusid. On palgivarad, need saab ära tihendada. Uuringute järgi on välja tulnud, et krohvitud siseviimistlus oluliselt vähendab hoone õhuleket. No, ma räägin seda eelkõige puitmajade ja palkmajade kontekstis, aga tegelikult see kehtib ka tellishoonete puhul, kus võib-olla müüritööd ei ole nii perfektsed, et esineb õhupilusid ka müüritise sees ju. Samuti siis on võimalik isegi pärast projekti kooskõlastamist läbi rääkida mõnevõrra lisasoojustuse osas ja selle paksuse üle, et see ilmselgelt mõjutab hoone soojakadusid. Et projekt loomulikult annab need piirid ette, aga koha peal selgub mõnikord asjaolusid, et mõni seinaosa on väga halvas seisukorras, tuleb asendada, mõni eenduvus on teistsugune, vundament on halvas seisukorras, tuleb midagi ringi teha, et siis jooksvalt neid otsuseid tehakse praktikas ka ikkagi. Põranda ja katuslae soojustamine võib olla nii lisatöö, näiteks te ehitate tegelikult algselt fassaadiprojektide alusel, et teie eesmärk oli fassaad, katus, aknad korda teha, aga töö muutub suuremaks, omanik vaatab, et raha tegelikult on, teeks laiemalt või tuleb see tulenevalt seisukorrast. Et siis ta võib olla lisatöö, aga kui see oli projektis ette nähtud, oletame, et projekt nägi põranda lisasoojustuseks 100 mm, mis on tänapäeval minu arvates vähe, aga miks te ei või 300 mm sinna panna, kaevata sügavamalt, pärast teostusdokumentides ütlete, et tegite 300 energiaarvutused, teete pärast ringi, see on täiesti normaalne projekti muudatus ja absoluutselt ei mõjuta, vähemasti üldjuhul, siis väärtusliku hoone kuidagi välimust või muinsuskaitseväärtust, kui see põrand oli nagunii vaja asendada või siis ta oli väheväärtuslik. Akendele kahekordse paketi asemel võib kaaluda kolmekordset, jällegi sama teema, et välimuse mõttes suurt midagi ei muutu, seal on küsimus ainult, et kas see algupärane sisemne raam, kuhu see pakett panna, pidi olema säilitatav või mitte, et vanasse raami väga paksu paketti lihtsalt ei mahu, aga jälle olenevalt asjaoludest, et kui see oli nagunii asendatav või koopia aken üleüldse, et miks mitte teha paksem raam ja parem soojapidavus ja vähendada sellega oluliselt akende kaudu minevat soojakadu. Ja huvitav mõte, aknaluukide taastamine. Ma kirjutasin siia vastuse ära, et mida see mõjutab. Suvisid jahutuskulusid, et meil kliima muutub, päike paistab lõuna poolt aknast sisse, aga miks me ei või vanal majal, millel kunagi on olnud, leiame ajaloolise foto, aknaluugid või võib-olla naabermajal oli, et saate sobitada, et taastate aknaluugid ja selle saab automaatika ka panna, et miks mitte. Neid näiteid kahjuks ei ole tuua, aga miks ei või mõelda sellegi poolest, et teete režiimi, et kell, ma ei tea, 11 hommikul aknaluugid kinni, ise olete nagunii tööl, õhtul tulete koju, kell 5 aknaluugid lahti, näete aknast välja, vahepeal päike tuppa ei paista, väline varjestus, see toimib kõige paremini, kardinad seespool ei toimi nii hästi. Seega kaalumise kohti kui palju ja ilmselgelt see nimekiri ei ole ammendav, neid kaalumise kohti on küll ja veel. Siis natukene energiatõhususest veel kõrvale, aga mis on siin erinevate materjalide puhul tulnud ka välja, sealhulgas soojustusmaterjalid,
aga siin on esile toodud eelkõige konstruktiivsed materjalid, et nende taaskasutus, alates uksed, aknaklaasid, tellised, paekivi ja palju muud sellist, et tegelikult osad omaniku järelevalved väga põhjalikult ajavad näpuga järge ja riigi toetusega projektidel on see ka täiesti arusaadav, et on ehitusmaterjalidele vajalik kontrollida toimivusdeklaratsiooni või muu vastavusdokumentatsiooni olemasolu ja osadel juhtudel siis välistatakse kõik muud materjalid, millel seda pole. No aga kuidas te nõuate taaskasutatavale paekivi hunnikule hoone kõrval toimivusdeklaratsiooni? See on ju absurdne. See on absurdne näide ka loomulikult. Aga võtame kas või vana aknaklaasi. No ei ole. Ja siis me jõuame muidugi välja ka mitmete materjalideni, ma praegu detailidesse ei taha minna, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidu direktiivid, siin on värske CPR 2024/3110, määratleb siis sellised terminid nagu kasutatud toode, taastoodetud toode ja ringlusse võtt. Ja sisuliselt need tootegrupid saab selle määruse järgi olenevalt olukorrast võrdsustada uue tootega ja neid siis kasutada ilma põhjaliku dokumentatsioonita. Keda see täpsemalt huvitab, siis võib minult küsida viidet ja linki või siis ma saan anda ühe Tehnikaülikooli kolleeg Simo Ilometsa loengu, kus ta rääkis sellest pikemalt. Ehk siis me ei saa sepistööle, käsitööle, sageli mingisuguseid deklaratsioone, dokumente, me peame lihtsalt kogemusele alusel nägema, teadma, kuidas see toimib, et see vastab meie ootustele. Nii, ja nüüd me jõuame erinevate näideteni. Te võite mõelda, et see esimene näide, drenaaži rajamine, mis pistmist on sellel energiaga? On küll. Et teatavasti, mida märjem on konstruktsioon, sealhulgas vundament, seda paremini see sooja juhib ja seda suurem on sooja kadu nendest niisketest või märgadest konstruktsioonidest ja tegelikult ka see vesi, mis seal kapillaartõusuga või mis iganes muul moel liigub, selle kuivamine võtab energiat, teatavasti aurustamine võtab ju palju energiat. Et mida niiskem on teie konstruktsioon, seda suurem on teie hoone energiakulu. Ja kui te juba vundamendi töid teete, mis iganes parandused, korrastused, hoolimata sellest, kas teil on projektis ette nähtud drenaaž või sademe või kanalisatsioon või mitte, siis sel hetkel, kui teil vundamendi kraavi põhjas, siin võib-olla ei ole hästi näha, vesi voolab, siis tasub ikkagi kaaluda ja ka järelevalve kontekstis omanikule südamele panna, et palun võtta see kulutus, teha see hoone ümbrus kuivaks, sisuliselt võtta hoone tiigist välja. Et siin on lihtsalt mõned näited, et kraav, siis on see sademevee kanalisatsioon, kuhu siis hiljem tuleb lehter otsa, kõik need geotekstiilid, killustikud, treenivad kihid, siin antud juhul on ka see projekti skeemjoonised olemas, et need drenaaž ja sademevee kanalisatsioon on paralleelsed torustikud, mida vastavalt vajadusele siis rakendatakse. Siis üks omapärane näide, et sõrestikkonstruktsiooni restaureerimine. Et olenevalt selle seisukorrast, näete, et siin konkreetsel näitel on seda lapitud, siin on kahjustusi, siin on puuduvaid elemente. Sellises konstruktsioonis võivad olla verandad näiteks või mingisugused hoone vaheosad, tavaliselt kunagi hoone külmad osad, aga tänapäeval ju tahetakse kõike püsivalt soojaks saada, siis tahetakse neid hooneosasid ka soojustada, siin annab sissepoole teha uue kihi ja see jääb väliskihiks alles peale restaureerimist. Aga kui need on joondatud vana näiteks palkkonstruktsiooni kõrvale või siis sellest sõltub akende, toome näiteks sellise näite, et siin nurgas kohe sellest vanast palkseinast hakkab ka veranda aken ja kui te nüüd sellele seinale panete lisasoojustuse peale, siis see aken upub ju osaliselt soojustuse sisse. Ja ma pakungi, et selliste kergkonstruktsioonis osadega
üks võimalus on neid restaureerimise käigus ringi tõsta natukene väljapoole, kui see on mõeldav, vundamenti vaadata, et kas see võimaldab või on seda vaja täiendada, et siis akenjupu sisse on võimalik seda hoone põhimahtu ilma väliste silmatorkavate muutusteta siis täiendavalt soojustada. Ja siin on ka vundamendi olukorras sõltub selle paksusest, siin oli juba varasemalt peale valatud paksem kiht, et siis see veelaua muutus ei ole ka nii nähtav. Ühesõnaga kaalumise kohti omajagu, enamasti need võiksid olla küll projektis lahendatud, aga jällegi tuleb välja igasuguseid üllatusi. Siis vundamendi ja seina liitekoht ja tihendamine. Tegelikult siin saavad kokku nii muinsuskaitseline huvi, et siin oleks eenduvused, veelauad, siin on tagasiaste, siin konkreetsel juhul jah, see ka muutus. Aga mida mina järeldan sellisest kohast? Tavainimene sinna ei vaata, ta ei näe, teda ei huvitagi, mis seal veelaua all on, aga mina näen sealt üldist ehituskvaliteeti. Kui on vahuga niimoodi tihendatud, no siis ma eeldan, mis mujal on tehtud. Ja paraku seesama montaaživaht laguneb selliseks pudedaks sodiks, mõne aastaga, 10 aastaga on jõudnud ta siis tõenäoliselt sellesse etappi, võib-olla kiiremini isegi. Õhku see ei pea, niiskus see kogub, ilus see ei ole, linnud viivad ka omale veel pesamaterjaliks, et seda tasuks vältida. Ja mis on nende kahe foto mõte? Tuuletõkkeplaat on see element siin, see peaks nüüd olema kinnitatud alt karkassi külge või ühendatud vundamendiga või kuidagi muud moodi tuuletihedaks, aga see siia pilusse saab näpud pista ja need ulatuvad soojustusse. Sel juhul pole ju mitte mingisugust mõtet sellel tuuletõkkel, kui tuul sealt kõrvalt mööda puhub. Kohe jõuame järgmise näiteni. Nii, siin on seina rihitud sirgeks niimoodi, et alt natukene siis karkass oli palkseinast eemal ja see on hoone nurk ja mina vaatasin tööde ajal juhuslikult siit vahelt läbi, siit paistis valgus. Kui alt siit õhk ja valgus sisse paistab, siis ei ole sellest lisasoojustusest tuuletõkkest mitte mingit tolku. Tuul puhub ju sinna vahele külm õhk. Ja siis ma palusin omanikul see korda teha. Ja tegelikult see on ju täpselt see, millele omaniku järelevalve peaks tähelepanu pöörama ja kogu aeg kritiseerima. Tema eelduslikult on lihtsalt sageli objektil olemas, mina sattusin sinna väga juhuslikult. Et see on see tööde kvaliteedi küsimus. Siin on üks foto tööde käigust, kui soojustust paigaldati, ütleme kõige hullem ei ole, kuigi tehakse sellistest juppidest, siin on mingid tuuletõkke, mingid astmed ei ole jätkatud karkassi peal, võib-olla nad tehti pärast korda paremini. Ühesõnaga, natukene torkab silma selline lohakas töö, teatavasti selline vildsoojustus peaks täitma kogu selle karkassi vahe, sinna ei tohiks jääda õhukanaleid. Ja kui need õhukanalid jäävad, siis tekib selline pilt. See on 10 aastat peale hoone lisasoojustamist. Seal on õhukanalid, seal on hallitus, et tuleb ringi teha. Muidu, kui see konstruktsioon teha korrektselt, siis materjalidel kui sellistel ei ole viga mitte midagi, üldjoontes hea lahendus, aga kvaliteet. Ja see on tõesti järelevalve küsimus väga selgelt. Siis, juht, kui meil ei lubata lisasoojustada või seda siis millegi pärast ei tehta, on siis lubatud tuuletõkkekanga paigaldamine voodri alla. Siin on ka seda tehtud, on rihitud, siin tegelikult oleks lisasoojustuseks ka natukene ruumi olnud, aga jätame selle diskussiooni kõrvale praegu. Aga millele ma siin tähelepanu juhin on see, et nurgaliited tuuletõkkekangal ei ole otsaseinaga kokku viidud, see on otsasein, mis oli ennem tehtud, samamoodi see on külgsein ja samamoodi ka paanide liited ei ole kuidagi kokku viidud, seal ei ole roove peal ega mitte midagi. Jah, suure tuulehoo võtab see kangas ju maha, aga ta ei toimi ju nii, nagu ta peaks. Et juhul, kui need liited ka ikkagi kogu perimeetris ja paanid omavahel kokku teipida ja ideaalis ka katta
karkassiga või roovidega, siis on hoone oluliselt õhupidavam ja ka tuulepidavam. Ja omanikul on see ju selge kasu. Siis näiteid tuuletõkkeplaadist ja liidete teipimisest. No siinkohal on eriti oluline rõhutada, et materjalid on erinevad ja lähtuda tuleb ikkagi materjali paigaldusjuhisest, et seda tüüpi tuuletõkkeplaati teipida ei saa, lihtsalt sinna teipi nakku ja paigaldusjuhend ka seda nii ette ei näe. Ja tegelikult see on üldse kehv tuuletõkkeplaat, sobib tuulesuunajaks põõningule. See selleks. Aga ka see levinud puitkiud tuuletõkkeplaat tegelikult otse ei ole teibitav. Selle paigaldusjuhend näeb ette mastiksi, mis on siin näha, põhimõtteliselt neutraalsilikon on vist seal kirjas see materjal, et niimoodi need liited täita ja katta siis eelistatult rooviga, et ka niiskuspaisumised sinna lisapragusid ei tekiks. Aga siis meil tekib ju probleem akna ümber, et seal mastiksiga on raske teha, jah, mul on üks lahendus, kuidas teha butüülteibiga, aga see igale poole ei sobi paigutuse mõttes. Et tegelikult saab teipida ka, aga siis tuleb lihtsalt sinna teibi alla kas mingisugune krunt, liim või muu nakkuvust parandav lisamaterjal teha, erilahendus, see võiks olla projektis täpselt lahti kirjutatud ja kui ei ole lahti kirjutatud nagu sageli, no siis on ehitaja järelevalve koostöös vaja see lahendus leida ja koostöös materjalide tootjatega siis valida. Et igal juhul see tihendamine siin on tehtud päris hästi nende näidete puhul. Aga siin mitte nii hästi. Siin näete, et tuuletõkkekangas on teibitud kokku karkassiga, akna lengi ümber on mingisugune villamaterjal, see on kõik okei, aga miks see puuk, mis on peamine, on teipimata? Et sealt puhub ju tuul läbi, et jällegi sellised elementaarsed paigalduse küsimused. Kuskil oli probleem ka, et välispinnal tuuletõkke teipimiseks kasutati aurutõkke teipi, mis ei ole küll surmapatt, aga ikkagi võiks õiget materjali kasutada. Mis te arvate, mis siin viga on? Ma arvan, et tegelikult kõik näevad, et teibitud on kokku akna ja välisvoodri pind, aga välisvoodri taga ju puhub tuul. Et teibis selle koha peal pole küll absoluutselt mingit mõtet. Minu meelest sellel majal osaliselt võeti ka vooder maha ja kui ei võetud, siis tuleb leida teine lahendus selle akna ja seina liite tuulepidavuse tagamiseks, et seda ei tehta kindlasti voodri all. Väliselt ei jää kuidagi paistma, selle piirdeb peale, aga kasuda see ka mitte mingisugust ei anna. Akende paigutus, mainisin külmasilda, see on selgelt ka muinsuskaitseline küsimus, et mis tasapinnas nad on, et puitmajal üldjuhul peaksid olema voodri tasapinnas, nagu need kaks parempoolset akent. Need teised aknad on siin väljapoole tõstmata, hiljem see tehti korrektselt ära, aga see mõjutab ju ka energiatõhusust. Sellel aknal on eeldusele, et seal sisemine klaas on klaaspakett ehk soojapidav, siis see on lisasoojustuse või palkseina tasapinnas, mis on põhimõtteliselt see soojapidav kiht. Siin on ju aken nii palju seespool, et lihtsalt siia akna ümber tekib külmasild kaheraamsel aknal. Üheraamsel aknal on natukene teine lugu, aga see on kaalumise koht, mis tuleb lahendada nii projektis, arhitektuurselt kui ka tehniliselt, sealhulgas kõiksugu tihendamise küsimused. Veel üks mõte, natuke kastist välja mõtlemine, aknale klaaspaketi lisamine, enamasti tehakse seda sisemisele raamile, mõnikord siis raamijaotust lihtsustatakse, kui raamist tehakse koopia. Kas te näete, mis siin on tehtud? Siin on muidugi kirjas, aga fotot vaadates. Ma meelega panin külgvaate, otsevaade ei anna mitte midagi. Näete, siin on klaaspakett ilma raamita. See on täis suuruses, mitte avatav. Ja see välimine aken on väljapoole avatav ainult pesemiseks põhimõtteliselt. Et see seespoolt ei olegi avatav. Loomulikult, kui te teate nõudeid eluruumile, et seal peab olema üks avatav aken vähemalt, siis kõik aknad ei saa olla sellised. Aga ma väidan, et see on
väliselt enam-vähem lahendus, võib kaaluda. Hinna mõttes on ta kindlasti soodsam, kui tervik need raamid koos kõigi suluste ja ingede ja kõige muuga, et lihtsalt üks selline mõtteaine alternatiivina. Igal pool see ei sobi, see on selge, ja seda tuleb kaaluda. Kuidas sa seda välimist raami sulged? Ükskõik, haak, pöör... Sa ei pääse seespoolt ligida? Ei, väljapool sulgedki pööraga näiteks. Esimene korrus. Et inimene ei, aga see sisemine klaaspakett on mitte avatav. Seda ei ole võimalik ei seest ega väljast avada. Ehk turvalisuse tagab seesmine, kui see oli mõte. See tähendab, et sulused peavad sul olema välisraamid? Väljapool. Jah. Aga lingi väljapoole? Jah, sa võid lingi ära võtta. Sa võid ju lingi ära võtta, aga sellised väiksed tagasihoidlikud põõrad on ka olemas, nii nagu talveraamidel on näiteks. Et tegelikult neid lahendusi on, ei pea kruviga panema üldse, see ei ole see koht. Et jah, nii, aga nüüd me jõuame kokkuvõtteni, millest ma tegelikult ka alustasin, et ideaalses maailmas muinsuskaitselise järelevalve mõju üksinda on marginaalne, eeldades, et tehakse kõiki töid projekti järgi ja projekt on põhjalik, aga tegelikus maailmas ei ole projekt enamasti piisavalt põhjalik ja mulle meeldiks, kui muinsuskaitseline järelevalve, isegi kui ta ei ole tellitud omaniku järelevalve rolli, ütleks sõna kaasa selles rollis, kui ta vähegi tunneb end selles pädevana. Ja seda eriti siis, kui tehakse mingisuguseid muudatusi projektist erinevalt ja siis jääb küsimus, et kes teist tahab olla mässaja, kes teist tahab olla bürokraat, kes täidab pabereid, ajab näpuga järge, sisu võiks täita. Et see mõtteaine igal ühele endale, AI tegi sellise koomiksi tüüpi pildi ka selle kohta. Ja mina olen ka seda meelt väga, nagu Dan ütles, et järelevalve ükskõik mis rollis ta on, peab andma omanikule ja ehitajatele pädevat nõu, seda põhjendama, mõnikord võib-olla otsima lisamaterjale, konsulteerima kolleegide või materjalitootjatega ja siis vajadusel saab ka olemasolevat puudulikku projekti korrigeerida, teha muudatused, mis üldvälimust, põhimõtet ja väärtuslikke osi ei mõjuta või ei riku. See võiks olla tema roll. Omanik ilmselgelt soovib, et tema kulud hoone kasutusele väheneksid ja hoone ilusat välimust ka. Ilu on muidugi vaataja silmades, iga omanik vaatab seda erinevalt. See on teine filosoofiline mõttearendus. Ja te teate neid takistusi ka ju. Puudulik dokumentatsioon, lohakas teostus, sobimatud materjalid. Jätkake palun. Aitäh. Nii, ja siis küsimus, et kes julgeb olla siis mässumeelne muinsuskaitseline järelevalve? Ei pea. Jätame selle salajaseks sisemonoloogiks. Mul on selline kogemus, sa ütlesid siin ka, et vahetame kahekordse paketi kolmekordse vastu, et saame siis selle efekti nagu. Mul on omal kogemus oma majal, kus ma tahtsin oma 2 raamiga akendel sisemise 2 klaasiga paketi välja vahetada kolmekordse vastu ja mul oli vist seal kuskil mingi 19 mm ruumi ja klaasifirma ütles, et sinna saab panna 2 klaasiga paketi vaheliistuga 12 mm, mul oli enne 6 ja see annab parema efekti kui 3-kordne pakett. Jaa, sellega ma olen nõus. Palju sõltub pakettides sellest vaheliistu laiusest. Just sellest paksusest. Seal on see optimaalne vahe on mingisugune 12 mm või midagi sellist. Alati peab panema 3-kordset, et piisab 2-kordset ja kaal jääb samaks ja sa saad raami ära kasutada. Jah, seal on sellised tehnilised nüansid, jah. Aitäh täpsustama. Aitäh. Ja, suur tänu Larile. Et hoiame siis majad soojas ikka.